Tere sulle, kes sa oled leidnud selle kanali ja tunned, et tahaksid teada, milliseid sündmuseid toob endaga täiskuu. Täiskuu, mille tipphetk on siis täna öösel. Ja et see täiskuu on jääras, siis võib arvata, et me kõik oleme üksjagu tulised, kirglikud, äkilised ja tormavad. Ja isegi kui sa tunned, et sinus endas on see keskpunkt olemas ja sa suudad ennast alati tuua tagasi oma südamesse, siis pead sa paratamatult olema valmis olukordadeks, kus inimesed sinu ümber seda siiski ei suuda. Ja panin siia välja 5 valikut. Kasutan oma ladumises ikka Lenormande. Nii, seekord ma arvan, et ma võtan seekord ainult haldekaardid, sest tegu on pigem meie emotsioonidega, mis on tõenäoliselt sama juhitamatud sageli kui haldjad. võiksid olla juhitud, aga päris tihti selgub tagasivaates, et ei olnud. Ja minu küsimus on siis, et haldjatele, mida see täiskuu sulle toob? Millal sa peaksid oma tähelepanu hoidma? Ja ma lihtsalt räägin sulle lugu, mida haldjad mulle räägivad. Nii, alustan siis oranžist ja selle täiskuu energiat, millised on sinu jaoks selle täiskuu energiat. Kui sa oled mees, siis tunned sa ennast selle täiskuu ajal eriti väekalt, võimsana, eriti mehena, eriti dominantsena, eriti maskuliinsena, väga täis ja otsustavana. Ja haldjad ütlevad ka, et sa pead valima suuna, sa pead valima kindla suuna, sest kui selline üles tõmmatud energia, suur jõud, mis ihkab avarust, ei leia konkreetset sihtmärki, siis võib ta pöörduda sinu enda vastu. Kui nüüd küsija on naine, siis on vastus niisugune, et tõenäoliselt täiskuu toob sinu fookusesse kõik partnerlussuhted, suhted meestega ja eelkõige siis ma tahaksin ikkagi öelda, et niisugused paarisuhted, südamega loodud suhted, ma vaikin, sest ma püüan seda sõnumit ja ma saan aru selle sisust, aga kui ma selle nii otse sõnastan, hästi, sõnastan nii, nagu haldjad ütlevad, ei püüa ilusamaid sõnu leida, et siin on siis see täiskuine kirg, tormakus, ülevoolavus võib avalduda suhetes meestega
mis ühest küljest võib olla väga vahva, et kui sa otsid ägedaid seksuaalkogemusi, siis edu sulle, see on hea aeg. Kui sa ei ole mitte niivõrd oma mõtetes, mitte niivõrd füüsilises aspektis ja pigem ootad hingelist või vaimset kontakti, siis seal võib minna keeruliseks, sest seesama jääratormakus võib tekitada kokkupõrkeid. Et kui ma küsin, et kus võivad tekkida siis need arusaamatused paari suhtes, siis suhtlus ise on hästi komplitseeritud. Siin võivad aiakaart ütleb nii palju, siin võivad olla avalikud üritused, aga siin võib olla ka mingi veebisuhtlus, mingi selline chit-chat kusagil. Kui sa ei näe inimest, kui sa ei saa suhelda temaga kahekesi silmast silma, siis kõik need avalikus ruumis ja ka sotsiaalmeedia on avalik ruum. Need vestlused võivad tekitada pingeid, vääritimõistmisi. Võib juhtuda, et sa loed sõnade tagant välja mõtteid, mida seal kunagi ei ole olnud või vastupidi. Ja siin on ka viide sellele, et võib juhtuda, et sa nüüd lähima paari päeva jooksul lood sotsiaalmeedia abil täiesti uue suhte, mis on nagu täiesti isetekkeline, kiirelt areneb, kiirelt kasvab, kiirelt kogub ennast. Siin ei ole hoiatust suhteplaanis, ei ole ühtegi märki, et mis laseks mul vaadata kuidagi negatiivset külge. Nii et ma jään selle juurde, et kui sa oled keegi, kes otsib suhet, siis siin see suhe tõenäoliselt tekib. Kui sul on püsisuhe olemas, siis kommunikatsioonihäired tulevad, sõnumeid mõistetakse valesti, eriti mõistetakse valesti siis neid sõnumeid, mis on tulnud läbi avaliku ruumi või olukorrad, mis tekivad avalikel üritustel, kohtumistel, koosolekutel, nõupidamistel, kus on rohkem kui 2 inimest. Ja kui sa oled perekonnainimene, siis see partneriga selline tuline periood võib tekitada probleeme suhetes lastega või arusaamatusi siis kas lastega otseselt või lastega kaudselt. Kõik siin siis vanemlusprobleemid tõusevad pinnale. Nii, ja kui ma küsin nõuandekaarti sulle, siis siin on nõuanne niisugune, et lase saatusele ennast juhtida. Õpi sellest täiskuu ajast võtma parimat. Et kui meil on keeruline situatsioon, siis mis on selle keerulise situatsiooni juures positiivne? Mis on see, mille eest ma võin tänulik olla, mis on see, mis mind ikkagi rõõmustab, väikesed ilusad igapäevased asjad. Siin on ka, kui ma nüüd ütlen, et lase saatusele ennast juhtida, siis on siin ka selge vihje sellele, et ei tule ükski partner meie ellu tühja koha pealt. Ja et kui sa ootad printsi, aga saatus pakub sulle taksojuhti, siis ütleb elu sulle tegelikult, et printsini jõudmiseks on sul esmalt vaja taksojuhi kogemust. Võta see vastu, ole tänulik ja leia sellest parim. Leia sellest parim ja anna endast parim.
ja ristik ütleb alati loomulikult ka, et tegelikult oled sa hoitud, kaitstud, elu toetab sind ja et siit ei tule kaasa sinu jaoks kestvaid probleeme. Ja aitäh! Värvitu sõõrike. Täiskuu ladumine. Tuletan siis meelde, et teen ladumise 3 päeva peale. Et täna, homme, äärmisel juhul siis ka ülehomme. Niisugune lühike periood, mille pealt sa saad kohe testida, et kas sõnumid töötavad, kuidas need kaardid ja kuidas see kanal sinu heaks töötab. Nii, ja millised aspektid peaksid siis sinul olema fookuses selle täiskuu ajal. Ja nii, mul uige sulg tahab kuskile, udusulg tahab udu panna. Et küsin eelkõige siis haldekaartidelt niisuguseid märke, mis võiksid sind sellest ajast turvaliselt läbi juhatada. Mis on kõige olulisem? Sinu jaoks siin on nüüd mitu võimalust, aga eelkõige on see siis uute alguste kaart. Selle täiskuu perioodil võivad sinu ellu tulla uued võimalused, uued pakkumised. See on väga lühike aeg, kasuta seda otstarbekalt. See kaart ütleb ka, et kui sa tahad oma elus mingi uue lehekülje pöörata, midagi uut käima lükata, siis praegu on selleks sobiv hetk. See võib olla mingist sõltuvusest vabanemine näiteks. See võib olla, miks mitte oma YouTube'i kanali avamine. See võib olla uue töökoha otsimine, et sa alustad vähemalt otsimisprotsessi, kui mitte uut tööd. See võib olla uue paarisuhte loomine ja see võib olla ka lihtsalt visiooni loomine, et sul tekib täiesti uus pilt, millist elu sa tegelikult tahaksid elada, kelle elu sa elad. Niisugune sügav, hingeline uus algus võib siin olla. Kui sul on lapsed, siis see kaart ütleb, et need järgmised paar päeva pead sa tegelema oma lastega ja et konfliktiallikad võivadki siis olla kõik lastega seotud küsimused, mitte lapsed ise tingimata, aga võib-olla õppetöökorraldus, võib-olla mingid teise vanemaga tekkivad konfliktid, mis mõjutavad lapsi. Võib-olla laste niisugune ma ütleksin rahutus või kerge ärevus, mis võib seda perioodi ilmestada täiskuu ajal, siis ka võib-olla sellised halvad unenäod, võib-olla tähenduslikud unenäod, mis on siis kas sinul endal seotud lastega või siis lastel, kes magavad halvasti. Nii, mida haldjad tahaksid sulle veel öelda? Ja uued algused. Kui sul on vähegi mingi idee, mida sa tahaksid oma ellu juurde tõmmata, mida sa tahaksid muuta, et siis sa pead mõtlema, et kas sa oled loobunud ebavajalikust selleks, et saavutada vajalik. Ja juhul, kui sa oled seda teinud, siis täiesti uued teekonnad sinu ees avanevad. Sa selle paari päeva jooksul võid saada selgeid vihjeid, viiteid, sõnumeid läbi unenägude ja ka läbi selliste päevaste nägemuste, kus näidatakse sulle väga täpselt, mitte siis niivõrd sümbolite keeles, kuivõrd just üks-ühele seda, mis sinu lähitulevikus juhtuma hakkab, aga mõnel juhul ka pikemas perspektiivis olulist informatsiooni. See kaart ütleb ka, et julge unistada.
kõik see, mida sa praegu täiskuu ajal lood oma meeltes ja mõtetes, ole vastutustundlik. See võib saada tiivad, see võib teostuda. Mõtle hoolega, mis on see, mida sa tegelikult tahad, mis täidab sinu kõiki hingevajadusi, mis on sinu kõrgema minaga kooskõlas, et saatus saaks sinu teekonda toetada. Ja ristikukaart ütleb, et see on sinu jaoks niisugune siis selles kombinatsioonis siin saatuslik hetk, kus elu ise kannab sulle kuidagi ette need võimalused, millest sinu asi on ainult kinni haarata. Uued suhted, uued olukorrad, uued mõttemustrid, täiesti uued teadvustamised on suur oskus aru saada, mida ma tegelikult tahan, mida ma vajan. Ja mis on see, et mida ma vajan ja mis on see, mida ma tahan, need on sageli erinevad asjad. Et selline siiras lapselik usaldus elu vastu ja samas aga täiskasvanulik läbimõeldus aitab sul selle täiskuu ajal jõuda väga suurepäraste tulemusteni. Kui sa oled inimene, kes teeb oma soovinimekirju ja kuidagi kas säilitab neid või põletab neid või püüab neid kuidagi väärtustada, siis siin on sinu hetk. Siin on õige aeg. Ja ma siinkohal ütleksin, et kui sa oled plaaninud teha mingeid rituaale, siis siin väiksed viited on sellele, kui sa oled plaaninud teha mingeid rituaale, siis ära selle täiskuu ajal tee lõpurituaale, mitte ühtegi. Ära lõpeta midagi, ära lõika midagi läbi, ära puhasta midagi. Kaardid ütlevad loo uut, alusta uue loomist, kogu visioone, tekita endale kaugemad eesmärgid, lähemad eesmärgid, tekita endale uus teekond, loo see vähemalt oma mõtetes. Ja kui sa teed mingeid rituaale, siis tee niisuguseid, mis toetaks sinu teekonda. Mõnel juhul ütlevad haldjad, et võib juhtuda, et kui sa oled planeerinud olla väga paikne, väga kodune või väga töine, et su plaanid pööratakse pea peale ja sa liigud, sõidad ringi, jah, sellist, et niisugust liikuvust tuleb juurde seal, kus sa ei oska seda oodata. Aga see on kõik toetatud ja see on sulle vajalik ja see on sinu saatus, võtta see vastu ja ole sellest tänulik. Nii, ja nõuandekaart. Nõuandekaart ütleb, et ole teadlik oma sisemisest tarkusest, ole teadlik sellest, kuidas sa seda jagad, ole teadlik igast sõnast, mis sa välja ütled, suhtle inimestega. Suhtlemine on praegu kerge, kiire, sinul lihtne. Ja samas ta ütleb ka, et just see sõnateadlikkus, mida sa ütled, kuidas sa ütled. Lindude kaart hoiatab mõtlematu kiirustamise eest, et ära torma ajast ette. Ja ta ütleb, et sul tuleb palju suhtlemist, ole teadlik, ole kohal, ole iseendas, et sa suudaksid oma sõnu valida, et sa leiaksid õiged laused. Et kui me räägime siin jääratormakusest, siis selles kaardis ka väljendub niisugune kiirus, tormakus, uljus. Ja ta ütleb siiski, ole ettevaatlik. Ma tahaksin parafraseerida seda ütlemist, et tark ei torma. Tormab küll, aga tark tormab õigel hetkel ja ta teab, kuhu ta tormab. Ja sama peaks olema meie sõnadega. Me peaksime teadma, miks me midagi ütleme.
aitäh! Ja kui sa valisid kollase sõõri, ma panen ta siia natuke paremale, et ta oleks rohkem päikese käes. Mulle tundub, et ta tahab päikest. Kui sa valisid kollase, mida haldjad tahavad sulle öelda järgmise paari päeva kohta? Lühike aeg, ainult see täiskuine aeg. Ei taha anda mingeid pikki sõnumeid täna, siin ja praegu. Mida jääratormakas täiskuu sinu jaoks tähendab ja mis on kõige tähenduslikum? Kodu. Esimene mõte, mis mul siis selle kaardiga seostub, on kodu. Tõenäoliselt on sinu tähelepanu kodul, nii füüsilisel kodul kui hingekodul, et siis ühest küljest on siin toetatud siis kogu see tegevus, mis toimub sinu kodus. Sinu tähelepanu peaks olema oma pereliikmetel, füüsilisel keskkonnal, sellel, et kas ruumid on korras, kas energia liigub, kas sinu ruumides on valgust ja sõbralikkust ja soojust ja naeru. Kui võimalik, siis lase oma tuppa nii päike kui kuu, et nad mõlemad saaksid väestada sinu ruume. Ja kodukaart ütleb ka seda, et kõik kodused suhted on praegu väga aktuaalsed, kuna see kaart on ka niisuguse baasturvalisuse ja kindluse ja kaitstuse kaart, siis ta ütleb, et sa peaksid keskenduma sellele, mis loob sinu ellu turvalisust, stabiilsust, sellist kindlat toetuspinda. Kui sa soovid teha mingeid puhastusrituaale, siis eelkõige pead sa alustama oma kodust. Ja kui me nüüd räägime siis hingekodust, siis sinu keha on sinu hingekodu selles kehastuses siin. Ja sa tõesti võiksid puhastada oma füüsilist keha. Et siin on siis igasugused saunarituaalid, ujumine, kõikvõimalikud veeprotseduurid, kas või salvesuitsuga keha puhastamine, et kui sa oled ära puhastanud oma kodu, oma füüsilise ruumi, siis sellest on vähe abi, kui sa jätad hooletusse, jätad unarusse iseenda. Samuti ütleb see kaart, et siin need probleemid, mis sul võivad täiskojal tekkida, võivadki tekkida siis selle stabiilsuse hoidmisega ja eelkõige oma kodus. Mis tähendab, et alusta puhastusprotsessi nüüd. Tee see läbi kas või oma mõtetes. Siin nüüd küll tahan julgustada, et me ei pea alati käima, ma ei tea, soola, vee, kristallide, viirukite, taime, suitsuga, mida iganes sa kasutad. Me ei pea käima füüsilist radapidi, et kui meil ei ole võimalik olla oma füüsilises kodus, siis võime me alati rituaale läbi viia mõttetasandil. Oluline on siis õige seisundi saavutamine, et sinu kanalid oleksid avatud nii, et kontakt koduga ja kodu kõikide ruumide, kõikide soppide, kõikide nurkadega, kõikide keskpunktidega oleks olemas. Ja sa siiski saad oma kodu heaks väga palju ära teha ka siis, kui sul ei ole võimalik kodus olla. Nii, kui sul ei tule pähe ühtegi toredat rituaali ja sa oled tööl ja sa ei tea, mida ette võtta, siis keskendu oma südamele, keskendu oma südamelöökidele, keskendu oma hingamisele. Tunneta seda armastust oma südames. Mida sa tunned oma kodu vastu? Ja kui sa oled selle armastuse tunde kätte saanud, kokku kogunud, kui sa tunned,
selle kasvu oma südames ja tänulikkust, siis selle tundega mine mõtetes oma koju, sisene oma välisuksest, tee ring peale, vaata igasse ruumi, vaata selle sooja, targa, südamliku, armastava, kaitsva ja hoidva pilguga üle kogu oma majapidamine. Ja täna oma kodu ette sul olemas on. Ja ka see võib olla väga võimas rituaal ja see aitab kindlasti nii sind kui sinu kodu. Näed, ja udukene luik jookseb mu juurde. Et küllap ta jooksis sinu kodu juurde, et lendas siia õigel hetkel. Nii. Kas haldjad tahaksid sulle veel midagi öelda? Suhtle, räägi inimestega, suhtle, räägi, ole teadlik oma sõnadest, oma mõtetest. Kui su kodu on kaugel ja su süda valutab oma vanemate, oma laste või oma suhtepartneri pärast, siis helista või kirjuta. Ole oma koduga kontaktis. Ja haldjad ütlevad ka, et siin et siin kindlasti on sinu jaoks ja sinu kodu jaoks niisugune paaripäevane vaimne kriis tekib. Koht, kus sul endal on ebamugav olla, mitte siis kodu, aga just emotsionaalses mõttes võib minna väga raskeks. Tõenäoliselt on siin lahti rääkimata asjad, ebakindlus, mure oma lähedaste pärast, võib-olla koduga seotud mured siis ma tahaks öelda maksud, laenud, võib-olla mingid mul on see sõnum, mis mulle tuleb, on see, et sa tahaksid, et su kodu oleks, et su kodus oleks midagi teisiti ja sa ei tea, kuidas seda muutust läbi viia. Ja teisiti siis nii vaimses kui füüsilises mõttes. Mis sa peaksid tegema? Ja muutused, ja et sul on vaja sinu kodune keskkond, vaja muutusi, nii sinu siis füüsiline kodu kui sinu hingekodu, sinu keha, et mõlemas on vaja muudatusi. Ja haldjad ütlevad, et eelkõige too oma mõtlemisse tagasi kergus, lihtsus, rõõm, elurõõm, leia üles oma elurõõm, et sa saaksid neid muutuseid läbi viia. Kui sa tahad kui sa tahad protsessi kiirendada, mine oma peast tagasi oma lapsepõlve või võta ühendust oma esivanematega, kas siis reaalselt või vaimses plaanis ja luba neil ennast juhatada ja aidata. Sest siin on olukord, kus sa oled lõpetamas ühte väga suurt õppetundi, mingit, nimeta seda, kuidas soovid, et see võib olla ka niisugune keeruline vaimse, lähebki ja ja see olukord läheb su elust, et niisugune vaimse kasvuperiood ja kõik elemendid ründavad mind praegu. Sa oled mingis väga sa oled etapis, kus sa saad anda meeletu hoo oma takistustest vabanemisele, tee seda. Ja ma ei saa pikemalt rääkida, sest see läheks liiga personaalseks ja ma peaks hakkama tegema liiga palju alajaotusi siia ühe ladumise alla.
aga mis saab sind edasi aidata, see jutt, mida ma rääkisin kodu kohta, sama käib sinu enese füüsilise keha puhastamise kohta ja kuna sa oled praegu väga kiires, väga tormakas perioodis, ole teadlik, ole kohal ja eelkõige siis kasuta kogu oma energiat, kogu oma jõudu just nimelt turvalisuse loomiseks, stabiilsuse loomiseks, mitte lammutamiseks, mitte lõhkumiseks, mitte lõpetamiseks, aga stabiilsuse saavutamiseks ja tee seda kerguse ja rõõmuga, too esmalt ennast siis iseenda kehasse. Siin võib olla, et oleks mõistlik, ei saa ütlemata, et see tuleb nii selgelt, mõnedel juhtudel, see ei käi kõigi kohta, sa tunned ära, kui see sind kõnetab, mõnedel juhtudel ütlen ma, et oleks vaja tagasi tuua sinu kaduma läinud hingeosad. Et nad saaksid tulla sinu juurde, sinu hingekoju tagasi. Ja et sa oleksid jälle terviklik. Just. Ja rohkem ma ei saa öelda, siin on liiga palju kihte. Aga ma andsin edasi olulisema. Aitäh sulle. See oli väga uhke ladumine. Nii. Ja see luik tahab hirmsasti minna kollasega kaasa. See on väike luige udusulg. Nii, vaatame, mis elu ta siin elama hakkab. Ja sina, kes sa oled siis valinud selle lilla või roosa, nimeta ise, kuidas soovid. Et siin ta on, särab sulle päikese käes. Ja mina küsin haldjatelt. Mida nad tahaksid sulle öelda selle täiskuu kohta? Esimene mõte, mis mul tuleb, et mul on praegu kogu aeg vesi. Ja ma ütlen sulle, joo vett, tee veerituaale, lae oma vett, väesta oma vett ja tegele oma emotsioonidega, sest vesi on ka meie emotsioonid. Kui sa mitte ühelgi muul tasandil ei oska oma emotsioonidega toime tulla, siis joo vett, mille sa oled laadinud armastuse või tänulikkusega ja eelkõige siis püüa hoida endas armastust iseenda vastu. Nii. Ja haldjad ütlevad, et sellel perioodil praegu sinu jaoks see täiskuu periood on selliste isiklike vestluste aeg, flirdi aeg, komplimentide aeg. Et see, kust võib tekkida arusaamatusi, on need sõnumid, mida vastas sugupoole esindajad sulle annavad ja ka need sõnad, mida sa ise ütled. Et siin on just niisugused kerged südamlikud vestlused, kus püütakse partneri tähelepanu, kus tahetakse talle öelda midagi ilusat ja head, kus võib-olla raskus tekib selles, et ei tea, mida öelda, ei tea, kas minu sõnum võetakse õigesti vastu. Ja kui sind lohutab, siis tegelikult tõenäoliselt sinu suhtepartner mis tahes suhtes on samas olukorras, et ta ei tea, mida ta võiks sulle öelda, milliste sõnadega, ta ei tea, kuidas sa teda mõistad ja siin on oht. Oht on siis selles, et süütut flirti võetakse väga tõsiselt või et väga tõsised suhted pööratakse lihtsaks, kergeks ja pealiskaudseks. Selline väljakutse sinu ees siis sellel täiskuul. Nii. Mida veel? Ja kui sa sinuga on nüüd nii, et sul on olemas kõik teadmised, sul on olemas suur kogemuste pagas, sul on olemas kõik teadmised, kui sa tahad luua uut lühiajalist suhet, pane tähele, lühiajalist suhet, siis praegu on hea aeg. Et hiljem saad vaadata, kas seda annab pikaajaliseks kasvatada, aga kaardid ütlevad,
ei ole mõistlik teha pikaajalisi plaane. Kui praegu tekib niisugune koketeeriv, flirtiv, lõbus olukord kellegagi, kus tahaks jagada emotsioone ja tahaks rõõmu ja naeru ja kergust ja tahaks väga ilusaid sõnu, siis tee seda, naudi seda, ole kohal, ole teadlik. Sina oled targem. Selles suhtes oled sina targem pool. Sina vastutad. Alati vastutab see, kes on targem. Alati vastutab see, kes on tugevam. Sina selles olukorras oled elutargem. Sul on rohkem kogemusi. Siin võib olla ka niisugust väga sügavat hingetarkust või esivanemate tarkust, mis seab sulle kohustuse. Ja muidugi ütlevad haldjad ka seda, et siin on ka see, et sa võid leida endale sellel perioodil nüüd järgmise paari päeva jooksul, sa võid leida endale õpilasi, sa võid osutuda kellegi õpetajaks, kellegi vaimseks teejuhiks, sa võid leida endale jüngreid, jälgijaid, järgijaid ja kui sa tunned, et sa ei ole selline valmis niisuguseks suureks väljakutseks ja et vaimsete õpetuste jagamine ei ole sinu tee, siis sa kindlasti satud olukorda, päris kindlasti, kus sinust nooremad inimesed tulevad küsima sinu nõuandeid. Ja tõenäoliselt küsivad nõuandeid armuasjades, sest nende süda valutab. Leia siis need ilusad sõnad ja leia üles kogu oma tarkus, et neid toetada. Sest tarkus on alati vastutus. Nii, ja nõuandekaart sulle. Sõrmuse kaart on vahva kaart, et ma siin praegu ütleksin, et ta ütleb, et pea kinni oma senistest kokkulepetest. Ja kui sa sõlmid uusi, siis mõtle need hoolega läbi, et siin tulevad tõesti, ta kinnitab, et siin tulevad mingid uued pakkumised. Päris kindlasti tulevad pakkumised millegi kas õppimiseks või õpetamiseks. Mõtle hoolega läbi, kas sa oled selleks uueks alguseks valmis, kas see toetab sinu teekonda ja tee konkreetsed kokkulepped, väga konkreetsed, väga detailsed, just et tähelepanu peaks olema detailidel. Ja kui sa lood siin uue suhte, siis siin on 2 väga suurt, 4 kaardist 2 ütlevad, et vastutus on väga suur. Ma ei taha seda täpsustada. Sinu vastutus on väga suur. Võta kokku kogu oma tarkus, ole teadlik, ole kohal. Ja ma tahaksin ka öelda, et kui sa tutvud uute inimestega, anna neile võimalus. Anna neile võimalus. Jah, aitäh. Aitäh. Nii, ja sinised. Sina, kes sa valisid sinise sõõri. Mida toob sulle nüüd see täiskuu periood? Täna, homme, ülehomme. Mida haldjad tahavad sulle öelda, millest hoiatada
jäära täiskuu, jäära tormakus, impulsiivsus, intensiivsus, mis on kõige olulisem. Valikud. Nüüd ma tahaksin täpsustada, et segan kaardid ära ja ma ei tea, et kui sa vaatad kõiki ladumisi, siis sa saad aru, et suhtlemine ja tarkus on kaks väga läbivat sõna kõikides ladumistes olnud. Siin on nüüd nii, et sinu kaardid ütlevad, et sa pead olema kogu aeg teadlik ja kohal ja sa pead mõistma, et on see üks osa suhtlusest, mis on väga sügav, vaimne, võib-olla millegipärast ma tahan öelda pärimuslik. Üks osa suhtlusest on siis selline, kus sa pead kasutama või saad kasutada kõiki oma kogutud teadmisi ja kogemusi, ka neid teadmisi ja kogemusi, mis on edasi antud põlvest põlve või mis võib-olla on sinuga kaasas varasematest eludest. Ja siis on see teine valik, niisugune lihtne, kerge, kiire, võib-olla pinnapealne suhtlus, milles on palju selles plaanis palju õhuelementi, et ta nagu kogu aeg hõljub. Suhtlus, mille eesmärk ei olegi välja selgitada tõde või teha kokkuleppeid või kuhugi jõuda. Lihtne, kerge, lõbus, pealiskaudne suhtlus. Et sellel perioodil ei tohiks sa neid kahte omavahel segi ajada. Ja väga mõistlik oleks, kui sa enne mingisse suhtlussituatsiooni sisenemist teeksid iseenda jaoks kindlaks, mis on selle vestluse väärtus sinu jaoks. Samuti ütlevad need kaardid, et ka suuremas plaanis, et kui sa oled nüüd mõelnud täiskuu ajal siis luua mingeid visioone, seada sihte, vaadata üle oma eesmärgid, teha taotlused või teha rituaalid, siis selle juures kaasneb vastutus otsustada ära siin ja praegu, kas sa lähed mööda kitsast teed sügavamale või sa valid lihtsama ja avarama tee ja võib-olla on sinu elus selle võrra rohkem võimalusi. Kumbki neist ei ole halb. Kui sa valid selle tee, mis on avaram ja kus on rohkem võimalusi, rohkem kergust ja kus sinult keegi ei oota sellist intensiivselt vaimset sügavust ja süüvimist ja sukeldumist, siis ka see tee on hea tee, sest ta võib sind viia mõne uue kitsama raja algusesse. Mõlemad valikud on head. Kui sa valid selle sügavuti mineku, iidsete tarkuste avastamise, väga kitsa tee ja siis ma tõesti tahan öelda, et sa võid selle valiku teha, aga sa pead olema valmis ka selleks, et need ülejäänud valikud siis kaovad ära. Ja see tee tõesti läheb aina kitsamaks. Ja samas saad sa tõesti väga palju targemaks. Et sinu ligipääs informatsioonile, universaalsele infole kasvab ja tegelikult sinu sisemine kanal avardub. Et siin on siis välisesse avardumine või sisemisse avardumine. Ja kui sinu küsimus oli üldse mitte vaimne, siis hästi lühidalt öeldes, sul on kaks valikut sellel perioodil. Sa kas teed tööd või lõbutsed, kahte asja korraga sa ei saa ja see saabki olema sinu jaoks kõige keerulisem, et kuidas hoida oma mõtted kohustuste juures sellel ajal, kui tegelikult tahaks siis lõbutseda. Ja naljakal kombel sattusid kaardid just nii,
et, et siin see lõbustuste osa, pane tähele, on seotud intuitsiooniga ja, ja see niisugune tarkuse ja kogemuse osa on seotud päevavalguse ja päevatööga. No, jah, ma ütleks, et tee siis päeval tööd ja lõbuts öösel. See oleks arukas. Nii. Nõuandekaart on see, et püüa päikest, avarda endas arusaama iseendast, ole, kuidas ma ütlen, ole teadlik sellest, et sina ise oled oma ellu valguse tooja. Mitte keegi ei saa valgustada sinu elu pimedaid nurki. Mitte keegi ei saa panna sinu südant helisema. Nüüd pean mina vett jooma. Et oih. Hea küll, ma ütlen selle välja. Jumal, sa oled täiesti kohutav egoist, noh. Hakkas parem. Et tegele oma egoismiga, sul on egoistlik ootus, et inimesed teevad sinu eest valikuid ja toovad su ellu siis võimalused kergelt teha päevatööd ja kergelt lõbutseda ja kõige selle juures veel kuidagi vaimselt kasvada. See ei ole võimalik. Haldjad ütlevad, too ise päike oma ellu, valgusta ise kõiki oma pimedat nurki. Kui sa nüüd tahad teha, siin on ka see, et ja ma tunnen siin niisugust välja ja ma ütlen selle ära, siis mul hakkab endal parem. Siin on nii palju väljaütlemata sõnu ja mõtteid, väljendamata emotsioone, solvumist, pettumist. Tegele sellega. Ja haldjad ütlevad, et kui sa tahad teha mingeid puhastusrituaale, siis praegu on tuli sinu element, põleta kõike vana liigset ülearust, põleta ära, pane kõigele tuli otsa. Hüppa üle tule, tee sütelkõndi. Kui sa ei saa teha füüsilist tuld õues, põleta küünlaid, viirukeid, tee erinevate taimedega puhastusrituaale, puhasta ruume enda ümber ja too valgust oma ellu, kui sa vaimses plaanis, hingelises mõttes ei suuda valgust tuua ja sul on väga raske. Alusta füüsilisest, pane kas see küünal põlema, hommikul ärkad, pane kohe küünal põlema, rohkem valgust. Mina tõenäoliselt sinu asemel käiksin, ma ei paneks mitte kõikidesse ruumidesse küünalt põlema, aga ma käiksin vastu päeva ringe tulega mööda oma kodu. Alustad välisukse juurest, hakkad liikuma siis paremat kätt kogu aeg. Teed ringi peale. Just nimelt vastu päeva, et sa keriksid sealt vastu päeva liikumine avab ja kerib välja. Ja vastu päeva vastupäeva liikumine võimaldab siis, ma näitan selle sinu enda ringi peal, kui armas tuli kaasa. Nii, et see vastupäeva liikumine, kui ta nüüd niimoodi liigub, vastupäeva, kui sa midagi niimoodi keerad, sa keerad lahti, et siis ta kerib välja selle, mis on liigne, selle, mis on sinust takerdunud ja eelkõige need mingid kummalised mõttemustrid, mis on sinust takerdunud ja mida sa enam ise ära ei tunne. Et niipea kui sa tahtis üle tule hüpata, kujutad sa ette, sul tõesti on tuld vaja. Armas aeg, sul tõesti on tuld vaja. Too valgust ja soojust ja kirge oma ellu. Ja valgusta kõike.
täna on nii kaunis päev, naudi päikest. pane silmad kinni ja lihtsalt hinga päikest sisse. Ja hinga päikest sisse seni, kuni sa tunned, et sa hingad ka välja päikest. ja sinu kõige suurem oht sellel perioodil on langeda oma enese ego ohvriks ja kogeda seda pettumust ja solvumist, mida mina tundsin oma kurguse ninas praegu nii tugevalt, et üldse ei meeldinud. Õnneks läks üle. Aga natuke kipitab, mis tähendab et ma pean sulle ütlema, et sa pead sellega tegelema. Sul ei ole, sul iseenda suhtes ei ole valikuid. Välise suhtes, jaa, muidugi on, loomulikult. Aga väline algab sinust endast. Mis sinus endast toimub? Mis sinus endast toimub? Piilusin, kaardid ütlevad, et sa oled pettunud selles, mida inimesed on sulle öelnud. Keegi on sinuga kuidagi rääkinud või midagi rääkimata jätnud. Et siin on kas teravad sõnad või terav puudus mingeid sõnu kuulda, mingeid sõnu välja öelda. ja just, tegele sellega. Ja ma väga tahan öelda, et kuna sa valisid sinise ja minu jaoks minu kurk, kõri, kõik, kael muutus nii tuntavaks, et siis mida sa võiksid teha on ka, ma loodan, et sa saad aru, millest ma räägin, aga on siis oma kurgutšakra puhastamine. Kas või selle sama päikese hingamisega, et kui sa suudad selle päikese vähemalt, hea küll, kui ta ei tule sul südameni, rääkimata sellest, et oleks varvasteni, suudaksid endasse hingata ja mõtlemata siis sellest, et see päike läbi sinu kui ilmasamba suudab paista meie planeedi sügavusse, keskpunkti. Et too see päike vähemalt oma häälepaelteni. Ja las ta puhastab su sõnu ja seda kibedust, mis on su kurku kinni jäänud. Ja julgust sulle, vaprust sulle iseenda tunnistamisel ja iseenda tervendamisel. Aitäh! Sellised lühikesed lood ja nagu näha, et ka minu kehas on juba ja minu meeltes, sest kehas saab avalduda ainult see, mis on meie emotsioonides, mis on meie meeltes, mõtetes, meie energeetikas. et see jääratormakus on veidi sisenenud ka minusse ja ka minul on aeg sellega tegeleda. Tarka ja väekat loomisaega sulle. Aitäh!